Tere tulemast siis minu kanalile, minu nimi on Rutt. Tänane teema on partnerite mõtted, tunded ja käitumised. Mõelge siis iseenda peale ja oma partneri peale. Öelge mõttes enda nimi ja partneri nimi. Teie ja partneri vahelised mõtted, tunded ja käitumised, mida te üksteisele välja näitate lõpuks. Nii, kõigepealt siis meesterahvas, et mida see mees teist mõtleb, mida ta südames tunneb teie vastu ja missugust käitumist ta teile välja näitab. Mis see suhe talle ei ole teiega ja mis see suhe talle on teiega. Mida teie mõtlete praegu sellest oma mehest, mida te südames tunnete tema vastu praegu. Missugust käitumist välja näitate, mis see suhe teil ei ole kindlasti praegu temaga ja mis see suhe on teile temaga. Nii, mis on praegu teie vahel ja mis saab olema tulevikus. Kõigepealt, mida mõtleb mees? Mees kardab. Tal on lausa sellised ärevushood, et ta ei saa lausa ööse magada selle pärast. Ma ei tea, mis jutuajamine teil on toimunud siin, aga ta tõesti muretseb. Muretseb kas teie pärast või kas tema sai millegagi hakkama ja nüüd muretseb nende tagajärgede pärast. Südames on tunne, et ta tahaks lihtsalt eemalduda kõigest sellest ja minna ära kaugele kõigest sellest emotsioonidest, igasugustest draamast. Ta tahaks minna kuskile eemale, kus ta saaks rahulikult oma närve puhata. Ja mida välja näitab, ta on täiesti šokis sellest. Ma räägin, et ma ei tea, kas te ütlesite talle midagi viimati või mitte, aga see mees on täielikult nagu šokis. Ta nagu seda infot, mis te talle ütlesite või mis teie vahel toimus, ta on täiesti nagu šokis, ta seda üldse ei oodanud. Sellepärast ta justkui tahabki minna ära oma ette, põgeneda nii-öelda oma ette, et saaks neid mõtteid või seda infot, mis ta teada sai, et saaks seda nagu seedida rahulikult. Mis see suhe talle teiega ei ole? Hetkel see ei ole selline, kus ta teie suhtes tunneks mingisuguseid romantilisi tundeid, oleks kuidagi armunud, seda mitte. Pigem praegu ta on mingite ka siuksed illusoorsete valikute ees justkui. Tal on mingid illusioonid või mingid roosad prillid, eks ole, ees, et ta võib-olla arvab, et ta saab midagi teie suhtes valida. Tegelikult ta ei saa mitte midagi teie suhtes valida. Teie mõtlete, et nii, see oli täiesti õige. Ma tean, et ma käitusin tema suhtes õieti, teie oma partneri suhtes, et kõik, mis ma tegin, on õige. Südames te ütlete, et te praegu mitte midagi ei tunne tema vastu, kohe mitte midagi. Ja välja näitate sellist hästi sihukest tavapärast läbikäimist üksteisega hästi asjalikult, et mingid emotsioone te välja ei näita. Sihuke maandatus ja nagu rahulikkus on ju, asjalikkus. Võib-olla tegelete seal mingite kodutöödega või oleneb sellest, kas te elate koos või lihtsalt saate aeg-ajalt kokku. Mis see suhe teile praegu ei ole temaga, kindlasti see praegu ei anna teile sellist jõudu, mida muidu tavalise meesterahvas teile annab. Pigem ta praegu tunneb, et kõik meie suhtes on nii muutlik, et siin üldse ei tea, mis edaspidi nagu saama hakkab. Ja praegu teie vahel nagu see kirg, sihuke seksuaalne tõmme või kirg, see on nagu täiesti olemas. Aga tulevikus tuleb teil siis mingisugune kaotus või lein tuleb nagu üle elada. Kas te siis veel kord tulete kokku ja räägite mingid asjad selgeks ja võib-olla siis keegi teist siin kahetseb, et nii on juhtunud. Et mingi kahetsus või isegi võib-olla keegi nutab hiljem teil, kas teie või teie meesterahvas, et seal tuleb kahetsus ja võib-olla ta isegi vabandab või vabandate teie tema ees. Midagi sellist nagu tuleb, et ilmselt saab ka siuksi pisaraid olema teil. Mida tahavad kõrgemad jõud teie ja selle mehe kohta praegu öelda? Mis see on see, mida teie peate mõlemad teadma? Mis sõnum on kõrgemalt poolt kõigepealt teile? Mis sõnum on kõrgemalt poolt kõigepealt teile? Et ära muretse ilma asjata, rahune, võta ennast kätte
ja tegele millegagi, mis sulle huvi pakub. mis sõnum on meesterahvale? ütleb, tead, tegelikult on kõik korras, ära üldse muretse, et noh, kõik on korras teil, et ära muretse, tee oma tööd või oma asjaajamise edasi, et rahune maha, tegelikult ei ole mitte midagi hullu. noh, ma ei tea siis tõesti, et võib-olla siis lihtsalt teil tulevad vahepeal siuksed suhtedraamad või mingisugused asjad läbi elada lihtsalt, et sellepärast veel teie suhe ei lagune kuskile. aga aeg-ajalt on sellised puhastusperioodid nagu suhetel, justkui kontrollitakse inimeste kas ausust või truudust üksteise suhtes või et kas inimene räägib kõiki asju välja või ei räägi või no igatahes midagi sellist siin nagu on. järelikult täiesti lahendatavad asjad ja siin midagi traagilist ma lõppkokkuvõttes ei näe. ma tänan teid kõiki, pange like, kirjutage kommentaar, uued tulijad vajutage telli nuppu või musta kellukest, siis tulevad teile alati teavitused, kui ma olen uue video üles laadinud. ma tänan teid kõiki ja jääme jälle nägemiseni.